äratus. Ei pisti varu. Kevavat hetke. Laske sisse. Või kuulub siia. Sa ei ole üksinda selles nagu teadmatuses, et saama hakkab ja Me oleme hästi palju nagu sõpradega, nagu me oleme reisimas käinud ja nagu. Kaevad ja siis vaatad üksteisele vaatate otsa, siis mõlemad äkki lihtsalt naerma. Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti ja mina olen saatejuht Reamees Grünberg. Varasemalt on saanud tulla ajateenistusse koos klassikaaslastega, et teenistuse algus oleks huvitavam ja oleks võimalik endiselt koos olla endale juba tuttavate inimestega. Aga sellest aastast, sellest juulikutsest on võimalik teenistusse tulla ka koos sõpruskonnaga, ehk siis inimesed, kellega koos oled, ei pea olema tingimata sinu klassikaaslased. Ja siis see tähendab, et liikmed võivad olla kokku tulnud igast Eestimaa nurgast. Tänases saates meil on siis ühe sõpruskonna esindajad rääkimas, et tutvustage ennast, kes te olete. Tere, mina olen Reamees Koka. Olen Tallinnast, õppisime teiste kamraadidega Tallinna 21. koolis. Oleme olnud ühe kutiga Reamees Raassaluga, ma olen 12 aastat olnud klassivend ja oleme koos ka spordiga tegelenud. Ja Reamees Kuusega olime gümnaasiumis koolivennad ja muidu ka jalgpalli mänginud väga pikalt. tervist, ma olen Reamees Kuusk. Intro sai enamasti tehtud Koka poolt, aga 21. koolist ja tulime satsiga siia. Mõtlesime, et nii on huvitavam. Tere, ma olen Reamees Raassalu. Me siis mõtlesime, et kambakesi on lõbusam, tunneme üksteist algusest peale. Ja siis tulimegi, tegime selle avalduse ära, et Kokat tunnud juba ammusest ajast, jalgpall ja 12 aastat koolis ja siis Kuus ka 3 aastat koolist. Palju teid üldse nagu selle pundi peale kokku oli ka ainult 3 või oli teid veel? Kokku oli vist 9. 9 oli, jah. Aga ega me kõik samast koolist ei ole. Olime lihtsalt sõbrad ja läksime koos arstlikusse ja seal lihtsalt käis väga kergelt, ütlesime oma sõprade nimed, kes tahaksid ka meiega koos aega teenida. Ja nii me siis kokku saimegi. Ehk siis see kogu see sõpruskonnaga tulek käis lihtsalt arstliku komisjoni kaudu, jah? Põhimõtteliselt, jah. Aha. Aga eelnevalt ei pidanud mingisuguseid avaldusi või asju või värke kirjutama? Mingi meili saatmine ei olnud? Ühe meili saatsime. Ma saatsin meili pärast arstlikut. Selles mõttes, et meil oli räägitud ja, et nagu, kui sa oled koolis, siis sa saad saata selle nii-öelda avalduse. Aga ma ei tea, tundus kuidagi lihtsam, et ma läksime lihtsalt sinna arstlikusse kohale ja hiljem saatsin korraliku nii-öelda meili neile lihtsalt sõprade nimedest ja kuhu me tahaksime minna, sest et nagu osad sõbrad ei tulnud meiega samal ajal arstlikusse. Aga sellega arvestati ja nagu väga toredalt käituti meiega. Aga kuidas te üldse selle ühise väeosa endale välja valisite, et kas te olite valguses see, et tahaks haigelt kuppi minna või oli mõni ka selline, et tegelikult oleks tahtnud mingi Paldiskis teenida või? Tegelikult üldse mõtlesime, et lähme 8 kuud Tapale, chillime ära selle kaitseväe ja siis esimene mees, kes sinna komisjoni rääkimisruumi sisse astus, oligi Koka. Tuli välja ja ütles, et davai, ma panin meid kuupi kirja ja siis nii läkski. See oli päris full jah, et mina ja üks teine sõber, kes toas praegu vedeleb, et läksime 2 seal arstliku seal nii-öelda komisjoni ruumis. Ütlesime sõbrad ära ja ütlesime, et davai, et läheks Tapale. Tea, et kõik räägivad, et Tapale siuke hea mõnus. Kõik on uus, jah. Ja aga siis meil hakati kohe esimene lause, mis meile öeldi, oli see, et miks te kõik Tapale kogu aeg tahate minna. Ja siis lõpuks oligi korralik 10 minutit see nii-öelda naine või muide, kes see töötas seal, rääkis põhimõtteliselt augu pähe, et minge kuppi, et te saate seal kõik koos minna. Ja siis ma tegin selle arstliku ukse lahti ja siis ütlesin nendele, kes seal ukse taga ootasid, et kuulge, ma panin kuppi meid kirja. No esimene reaktsioon oli küll see, et kõik vaatasid mulle otsa nagu, et ma ei ole su sõber enam, et ma ei tule suga mitte kuhugi. Ja siis üks sõber, kes veel koolis oli, läksime sinna arstlikusse tundide ajal ja siis sõber, kes koolis oli, ma helistasin talle, ütlesin, et ma panin sinu ka kuppi kirja meiega. Vend läks jumala pingasse, et reaalselt ma ei tule kuppi, nagu hakkas räigelt vastu.
ja nüüd praegu tema ongi siis Tapal autojuht. Miks ta siis üldse kohe kuppi ei tahtnud minna? Ma ei tea, ära hirmutatud. Kaugel, pikk sõit ja need mingid hirmsavad jutud. Ilmselt ongi see kupi maine, et see on kõige karmim ja ma ei tea, metslased koos kõik ja Tallinnast tulla täiesti teise Eesti otsa on nagu ilmselt mõne jaoks päris hirmutav. Samas tegelikult Eestis ei ole üldse ju nii-öelda väga kaugeid kohti, et ma ise tegelikult olen ka Tartust, aga teenisin SPK olin Ämaris, osa autojuhi kursust olin Ämaris ja siis nüüd olen Tallinnas, et tegelikult harjub kõigega ära. No ma ei tea, kas väga harjub, kui iga reede pärast lõunalt sõidad siit Tallinnasse 3 tundi ja siis juba ega nädalavahetus läheb päris kiirelt ka, ütleme nii, ja pühapäeval hakkad juba tagasi sõitma, siis ikka mõtled, et 6 tundi on nüüd sõitmisele läinud. Aga kas te väljaloale lähete ka nagu siukse sõpruskonnaga koos või? Jah, meil on sõpruskonna peal 2 autot ja. Nüüd täis ja paneme ajama. Ja siis tuleme tagasi ka. Kui palju üldse te varem teadsite, et tahaks nagu sõpradega koos tulla või see idee tuligi arstlikus komisjonis, et et läheks mingi kambaga? No see, et inimestega, keda sa tunned nagu ükskõik mis uus, ma ei tea, koht, kuhu sa lähed, nagu inimesed, keda sa tunned, nendega on alati mugavam minna, et sa ei ole üksinda selles nagu teadmatuses, et mis nüüd saama hakkab ja et ma küll ei teadnud, ma ei tea, kes meist teadsid, et on see võimalus, aga siis Koka orgunnis meile selle põhimõtteliselt ja siis nagu kõik see läks palju kergemaks, et see teadmine juba, et on võimalus, et te jääte kokku kogu aeg nagu surub edasi selles suhtes, et praegult meil on siiamaani vedanud, et me oleme kokku jäänud ja kas te läksite kõik ühiselt nakki ka või mõni läks teist autojuhiks? Kõik läksid nakki. Kõik nakis, jah. Naabek ka tegime kõik koos. Nüüd läksime lahku vist natukene mingi miinipildujasse ja jalaväe nakki. Aga muidu jah, kõik oleme nakis. Aga kui te näiteks SPK ajal koos oli, mis olid siuksed kõige ägedamad või lõbusamad juhtumised, mis teil ühiselt toimusid? Kõige ägedam oligi see, et me saime kõik ühte tuppa. See pinge, mis siin oli enne, kui me jõudsime, see oli ikka, no ma ei oska seda kirjeldada. Olime siin auditooriumis, kuulame mingit tutvustust ja siis ma ei oska öelda, kes seal seda tutvustust tegi. Aga kui ta ütles, et sõprusseltskondi on, tõstsime käed ja kohe nagu kutsuti meid esimesena kuhugi ruumi. Oligi just siin, siin samas toas. Ja siis olime siin toas 9 või palju meid oli ja ütlesime, et no nii, me tahame jalaväe nakki. Mis jalaväe nakki? Alfa või Bravo. Alfa või Bravo, ütleme nii. Ja spordipoisid, et tahame kindlasti nagu neid katsumust vaata. Aga meid ei tahetud üldse nagu jalaväe kompaniisse panna, sellepärast, et meil oli päris paljudel autojuhi load. Kohad olid täiska enamalt. Ja no ma ei tea, Kuusk tahad kommenteerida? Ei, täpsemalt ei ole vaja kommenteerida, aga igatahes oli niimoodi, et lõppude lõpuks ei olnud ikkagi kõigil lube. Ja siis pandi meid kõik sinna Bravosse ja läks nii, nagu me tahtsime. Mis asjad need Alfa ja Bravo on? Mulle need ei ütle praegu midagi. Alfa jalaväekompanii ja Bravo jalaväekompanii. Okay. Siin on 2 siukest jalaväekompaniid nii-öelda. Need on Charlie ka vist, aga seda ei tehtud. Charlie vist see aasta ei tehtud, jah. See on siis, kui nagu rohkem inimesi veel tuleb? Arvatavasti. Ma täpselt ei tea seda. Keegi meist vist ei tea. Aga mingi ette tuleb ja mingi ette ta ei ole. Aha. Aga kui tagasi selle toa teema juurde minna, et kas teised sõpruskonnad said ka ühte tuppa või mõned pandi nagu hoopis teistesse tubadesse ka? Alguses, kui me läksime sinna, tulime täpselt siit samast ruumist, siis viidi meid sinna kasarmusse. Tahti meid teha või taheti, et mingi 4 tükki lähevad siis esimesse magalasse, teised lähevad teise magalasse, siis me ütlesime, kuule, et äkki on ikka võimalik, et saame kõik teise magalasse, et seal on ruumi õigu palju. Ja siis öeldi, et minge ja sellega ei olnud ka probleemi. Aga teised need sõpruskonnad, kui te teate? Me paar venda vist 2 tulnud ja nad on saanud ühte samasse ruumi, aga suuremad sõpruskondi selle kohta ma ei tea. Okei. Aga kuidas see nagu on mõjutanud seda omavahelist suhtlust, et kui teie olete nagu üks siuke punt, siis kui palju te üldse nagu, kui hästi toimus see sulandamine teiste inimestega, kes ei olnud näiteks sõpradega tulnud? Ma ütleks, et nagu päris kiiresti, nagu essa nädala lõpuks juba need teised seltsimehed taas olid ka nagu juba omad joped ja sai igast nalja tehtud nendega. Juba kiiresti käis see nagu sulandumine. SPK oli tõesti, jah. Päris palju pulli sai, ütleme nii. Et nagu toakaaslased olid, kõik olid Tartust või kuskil kedagi rohkem Tallinnast ei olnud peale meie.
ja kuidagi jube kiirelt käis see tutvumine ja saime jube headeks nagu, no võib öelda, et me oleme sõbrad juba nendega. Kindlasti võib öelda. Ja no seal ikka jah, korralikult on pulli tehtud. Aga SPK jagudes olite ka nagu segamini olid ikka sõpradega pigem? Enamasti me suutsime ikka kokku vingerdada, ma ei tea, mismoodi. Ma olin ainus, kes teise jakku pandi, aga selles suhtes, et nagu need nii-öelda meie tuba jaotati 2 jaoks. Nii et ma olin seal, kus olid need Tartu vennad enamus. Ja siis me ülejäänud 6 saime kõik oma jao põhimõtteliselt. Saime sehkendada see. Nii et te nagu siis ei saanud ise neid jagusid valida, et pigem nagu pandi jagudesse? No need pandi ise. See oli jah, polnud meie kätes. Ma mäletan, Ämaris oli niimoodi, et tulime kohale, põhimõtteliselt kas oli kohe esimene või teine õhtu oli nagu see, et moodustage jaod. Ma isegi veel väga hästi ei teadnud, mis asi see jagu on. Mulle anti, et nii, nüüd valid endale mingi oma jao ja siis ma olin lihtsalt see, et ma ei tea, kõik, kes tahavad siia jakku tulla, tulge. Ja igatahes hästi suur segadusi, lõpuks said nimed kirja ja oli korras. Meil pandi lihtsalt leht tahvli peale, et davai, tee jaod, vaadake kellega olete. Oli jah, tuled toast välja vaata, et stendil on lihtsalt mingi jagude nimekiri. Aga kui võrrelda teistega, siis kas teil nagu, kui sõpruskonnal oli nagu selle korraga või ütleme, selle kaitseväe eluga kohaneda oli lihtsam või kuidas te oskate öelda? Kindlasti ongi, et satsiga on nagu, teeme kõik sama asja, oleme harjunud enne kaitseväega tegema suhteliselt sama asja, koolis käimine, trenni tegemine, siis siin hommikul 6 jooksma minna ja kõik need teised asjad, et nagu saab suhteliselt kiirelt harjutada. Ma ei kujutaks üldse ette, kui ma oleks üksi tulnud. Praegu ma ei kujutaks ette. Ma arvan, et oleks kindlasti hakkama saanud, selles mõttes, et meil on normaalsed vennad on taas ja üldse kompaniis. Aga sõpruskonnaga on kindlasti nagu palju lihtsam. Mis oli alguses üldse sellisem kõige imelikum asi, millega tuli ära harjuda või süksem? Millega üldse ei tea? Ongi rutiini sulamine, ma arvan, jah, et no kooli lähme ka pigem vara, eks ole, aga siin täpselt, et ongi, et ärkad 6 üles, mitte minutitki varem ei käi kellelgi äratus. Kui käib kellegi 59, siis saab ta tala. No mitte otseselt, no, see on piltlikult. Aga siis ongi 10 minutiga peab voodi tehtud olema ilusti. Siis väljas rivis ja jooksma mine. Ja ma ei tea, nii ongi. Te teete voodid enne hommiku jooksu ära? Jaa. Ikka. Väga huvitav. No siin ongi, Kuperjaanis on pädevad vennad. Jaa. Meil seal Ämaris oli pigem see, et kohe oli esimene prioriteet oli kohe sport ja siis pärast seda oli, et käisime vahetustega söömas, meil oli hästi väike söökla ja siis kui parajasti söömas olnud, siis said oma voodi korda mähkida. Me käisime ka SPK ja Ämaris võistlustel. Oli see nii väike siis või? Minu arust söökla oli päris suur. No igatahes me käime seal pigem nagu vahetustega söömas. Sest et seal käivad peale meie käivad veel liitlased ja tegevad ja seal õhuvägi käib ka, me nagu kõik jagame ühte seda sööklat, et ma arvan, kõik sinna küll korraga ära ei mahu. Aga Ämaris oli korra küll mõnus, läksime võistlustele, no seal oli ikka küll siuke tunne, nagu oleks reisil. Jõudsime õhtul kohale, kogu siuke kliima oli, nagu oleks Hispaanias õhtul. Ja hommikul läksime niimoodi sööma, et ma ei tea, pläta jalga ja spordidress seljas. Ja... No ilmselt meil olid mingid privileegid ka selles suhtes, et me tulime sinna sporti tegema, et me ei olnud nagu otseselt nii selles kuubikus kinni, et meil oli veits vabamad käed. Ja. Mis võistlused need olid? Jalgpallivõistlused, jah. Aha. Ja kuidas teil need läksid? Oleks võinud paremini minna. No ega need halvasti ka päris ei läinud, aga nagu kindlasti oleks võinud paremini minna ja eks me tegime oma töö nii hästi ära, kui saime. Ja... No saame öelda, et Eesti kaitseväearvestuses jäime 3. selles suhtes. Ja. Aga oleks võinud võita. Meil oli väga hea koosseis. Aha. Kas te olite terve oma selle pundiga, olite ühes tiimis ka või teil oli see jalkatiim oli segamini? Meie 3 ja 1 vend veel oli nagu meie seltskonnast ja ülejäänud olid teistest kompaniidest. Kas teil olid ka mingi SPK-s mingid spordirühmad või sportlaste rühmad? Pidid tulema, midagi räägiti. Mingi kirjutamine oli jah, et kes sporti teevad, pange nimed kirja, aga rohkem sellest väga kuulnud ei ole, panime nimed kirja ja kaugemale sellega saadud ei ole. Ehk siis lihtsalt keegid kuskilt teavad, et te teete tõepoolest sporti. Jah. Kuidas üldse, kui te tulite sõpruskonnaga, kuidas ülemad sellesse suhtusite, et te tulite nagu kambaga? Ma ütleks pigem, no ma ei saa täpselt öelda, aga lihtsalt nagu tunnetuse järgi, et kui me tulime sinna kambaga, siis nagu siia samasse tuppa näiteks,
siis oligi, et pigem oli nagu naeratus suul ja vaatasid, et mis poisid siin kõik koos on ja et said kohe aru ka, et mingi seltskond ja et ma pigem arvaks, et positiivselt nagu võtsid vastu seda. ma arvan küll, jah. Sest kui me jõudsime, siis enne oli vaata see varustuse kontroll seal keldris, siis kohe ju vaata, me olime kõik kõrvuti, mingi tegime pulli seal juba ja siis mingi teeblad hakkasid seal juba omavahel mingi, kuule, see seltskond tuleb mulle, mingi ei, see seltskond tuleb minu kompaniisse. Et seal ikka nagu vist veits taheti ikka ka, et sellised vennad tuleks. Küsisid ka, et kuule, ma vaatan, et te räägite siin, et te tulite kõik koos, eks. Siis me ütlesime, et tulime kõik koos ja siis nad läksid seal omaette rääkima, et pigem positiivne nagu tagasi ütleks selle kohta. Võib-olla ka sellepärast, et ühiselt on nagu motivatsiooni rohkem ja sellisem positiivse hoiak sees. Jah, väga võimalik. Ja me oleme tegelikult suht kõik siuksed avatud inimesed ka, nagu et meile meeldib suhelda ja oli tunne ka, et tegelikult, ma ei tea, mul oli küll SPK ajal tunne, et ülemad nagu natuke rohkem võib-olla nagu rääkisid meiega või tegelesid meiega või küsisid meie arvamusi. Et neil nagu endal, mulle tundub, et võib ka elu huvitavamaks minna, kui ma ei tea, meie käest kuulda mingeid naljakaid lugusid või kui me lihtsalt räägime nendega. Et nagu siis ei ole nagu räägiks seinaga, et tee voodi ära ja niimoodi ja siis teebki voodi ära. Me teeme ka muidugi voodi ära, aga võib-olla viskame mingi killu vahel või midagi. Siis me oleme hästi palju nagu sõpradega, nagu me oleme reisimas käinud ja nagu me teame, vaata üksteist, meil on nii palju rääkida ka. Ja siis, kui meil ongi mingid nii-öelda juturingid ülematega, siis nagu me räägime suht palju enda mingitest haigetest asjadest, mis juhtunud on. Aga mis näiteks oli, ütleme, SVK näiteks metsalaagrite jooksul kõige süüksem lõbusam või pullimasi, mis teil koos juhtus? SPK ajal? No või NAK-i ajal või sennise teenistuse ajal? No NAK-i ajal kindlasti. See toidupakkide toomine seal. See oli väga detailselt vist ei tohi nagu rääkida, mis me täpselt tegime. Meil olid kindlad nagu reeglid, et nagu, et see on mingi luuremissioon ja et te peate luurama. Mida me tegime tegelikult? Me 2 tundi reaalselt luurasimegi, et näha, kus see meie toidupakk on ja kes seda valvavad. Aga samas me ei tohtinud kordagi kontakti minna ja värki, aga ikkagi kui me seda manni nägime, kes valvas meie toidupakki, siis oli ikka korralik 30 minti, olime kuskil põõsas. Menetlesime jah, et mis me tegema peaks, kas Sisimas oleks nii väga tahtnud lihtsalt nagu võtta see mann üle, et öelda, et davai, minge mannist välja, me sõidame ise manniga laagriplatsile tagasi. Joome kinni ja sõidame enda laagrisse tagasi, ütleme, vaata, mis me kätte saime. Nagu nii väga oleks seda tahtnud teha, aga me lihtsalt hoidsime ennast tagasi ja tegelikult läksime jumala rahulikult, et ma arvan, et tegime täiesti perfektselt seal väga perfektselt, see oli nagu filmis raamatu näide korralik, kuidas me manni tagant hiilisime, koputasime aknale, võtsime autojuhid autost välja, võtsime toidupakki ära ja nad tõmbasid minekut sealt. See oli vist kõige naljakam, aga SPK-s oli pigem, kes nagu ei saanud väga, no kindlasti mingid juturingid ja mingid, ma ei tea, keegi tegi mingit lollust või kukkust, siis sai naerda küll, aga SPK nagu ülesande kohaselt ei olnud nagu midagi niukest, mis jääks nagu kuigi palju meelde, et seal ongi pigem see drillimine. Pigem see, et kaevad kaavikut, vaata üksi, aga NABK ajal on ikkagi see, et sa teed oma meeskonnaga ja me olime kõik samas meeskonnas. Et siis me saime rohkem ise teha asju koos ja nagu meil tekkis rohkem võib-olla, ei tea, võimalust koos pulli teha, aga heas mõttes, selles mõttes, et me tegime kõik oma ülesanded ja drillid ilusti ära. Et nagu kõik said eksamit tehtud ja värki, aga nagu samas nagu meil sai nalja ka. Isesime oma vürtsi juurde veits. Mõtlesime ise asju välja, mis teeks põnevaks. Vist tegigi kõige naljakamaks selle SPK osa oligi see, et jälle jõuame ringiga tagasi sõpruskonnaga siia tulemiseks, et kõik need kõige naljakamad asjad ja kõik, no meie sõpruskond on nagu sulandunud need teised meie toa liikmed ka, kelle saab ka õigu palju pulli ja oligi ilmselt kõige see naljakam osa oligi, kui kaevasigi mingi kaevikut ja vaatad, kuidas mingil tüübil on igimull nii otsa ees ja kopp on nii ees ja siis hakkad lihtsalt üle naerma nagu mitte, et mõnitada, vaid lihtsalt vaatad seda tüüpi. Kaevad ja siis vaatad üksteisele vaatad otses mõlemad äkki lihtsalt naerma ja kumbki näod näost ära, et kopp on täiesti ees. Aga peab meeldima. Peab meeldima, jah. Ikkagi, jah, võib-olla tegelikult ongi see, et siin tulid vaata nii nagu erinevatest Eesti kohtadest inimesed, kellega me pole kunagi nagu suhelnud ja tegelikult nagu nemad annavad meile ka hästi palju juurde, selles suhtes, et oma maailmavaatega, mida nemad nagu, mida nad üldse, mis koolis on käinud ja millega nad on tegelenud ja mis neile meeldib. Ja
jah, nagu öeldi ka, et nüüd on need vennad nagu juba meie seltskonnas, et me oleme koos nagu väljas käinud juba nädalavahetustel ja et väga okei on kõik. Nad tulevad Tartusse. Me läheme Tartusse, nad tulevad Tallinnasse ja üleüldse. Väga no, heas mõttes hästi kirju on see seltskond, et sa näed igasuguseid vaatevinkleid ja arvamusi saad teada. Üldse. Ehk siis siuke sõpruskond täitsa nagu laienenud. Jah. Kindlasti. Lähete ühiselt reservi ka? Noh, loodame, et lähme kõik. Jõhkune see plaan võiks olla, jah. Aga teeme vahepeal ühe sellise mängu, et kui te mõtlete näiteks, kas te tahaksite pigem teha seda näeks välja nagu reaalsuskontroll. Kas te tahaksite seda pigem teha oma nagu toakaaslaste peale või ainult oma sõpruskonna, kellega te tulite selle peale? Kui te teate, mis mäng on reaalsuskontroll? No võib kiirelt... Võite korraks öelda, jah? Ütleme, see on see, et ma ütlen mingisuguse omaduse ja siis te peate võimalikult ruttu ütlema ühe inimese, kes on kõige nagu sellisem. Ehk siis, kui ma näiteks ütlen, et mingi kõige kiirem jooksja, siis teie ütlete Mina. Kuule. Kuule, vaatame testi tulemusi, sõber. Kuule, ma lasin sul selle 1 sekundiga võita. Sa ei suutnud mul järele osta, ma tean. Vaata. Ei, ma arvan, et võime toaga ka teha. Jah, teeme. Teeme siis toaga. Et nad on ikkagi meile seltskonnas ualdanud. Jah. Aga võtame siis autojuht, mõni autojuht. No võtame see, kes pähe tuleb, jah. Aga hakkame pihta. Kes teist on kõige parem laskur? Mina. Raames Raassalu. No võt siin läheb Raames Koka minu lahkelid igal pool. No ma ikkagi käisin 5 võistlusel laskmas. No. Aga tulemused ütlevad Raames Raassalu. No jaa, aga vaatame minu tulemusi võistlustel. Hit factor. Ei tea, meie 3. Kõik 3 kõige paremad laskurid. Nõus. Tegelikult, no okei, ma ütlen ära Shorini. Okei. No kaitseliitlane, oli liitlane. Jaa, ta on kaitseliitlane. Natukene rohkem relva hoidnud, aga see on ka parandatav, et küll me sinna ka jõuame. Nii, aga kes teie toast oleks kõige paremini soovis parameedikuks? Sükk. Miks tema? No ta läkski parameedikuks. Ta tahtis terve aeg ja nagu oligi plaan, et kui me peaks saama oma rühma pärast naeki, või pärast seda nakki, siis ongi nii, et nagu, et ta on meie rühma para. No meil oli täielik ideaalmaailm. Nagu me elame praegu ka veel tegelikult ideaalmaailmas. Kõik läheb meie nagu selle järgi. Meie plaani kohaselt, mida me oleme terve aega tahtnud teha. Sellest võib hiljem rääkida, pärast mängu. Aga kes on selline, kes unustab kogu aeg midagi ära? Pahovski, jah. Pahovski, ma arvaks. Tran ka tegelikult. Tran ja Pahovski, ma mõtlesingi, kas Tran või Pahovski. 50-50, jah. Nad jagavad seda kuldmedalit. Mis on kõige siuksem hullem asi, mida ta on ära unustanud? Või millest kõige rohkem on mingit jama tekkinud? Kas nad otseselt tegelikult unustavad? Nad samas nagu lihtsalt... Nad lihtsalt elavad oma maailmas reaalselt. Nad lihtsalt vaatavad niimoodi lakke vahel ja niimoodi õljuvad ringi. Tran, ma ütleks, et Tran nagu elab oma maailmas. Ta lihtsalt nagu teeb seda, mida ta tahab, aga Pahovski on küll teises maailmas vahel, et vahel... No jaa, näid tegelikult Kaasik unustas reedel pärast. Käisime reedel lasketiirus ja siis kõnnime juba manni peale ära ja siis meil üks Raames Kaasik siis kõnnib ainult relv käes ja siis oleme juba 200 meetrit vist kõndinud ja siis küsime talt, et kus sul rakmed ja kiiver ja asjad on ja siis vend paneb ja siis jookseb tagasi. Too asjad ära. Aga kes on teist kõige suurem sportlane? Koka. No siin saab jälle ilmselt me kõik öelda nagu, et siit kolmikust. Meie 3 tegelikult. Tegelikult jah, kõik on spordihuvilised. Et see ei ole nagu päris, et me mingi hindame ennast ülikõrgelt enda füüsiliseid võimeid, aga lihtsalt nagu... No mis on tegelikult hea näide, meie kui oli SPK ajal, meil oli rühmas 32 või? Midagi taolist. Midagi nükest, jah. 4-5. Ja oli siis see nii-öelda üfti test, vaata. No. Üldfüüsiline test. Üldfüüsiline test. Ja 32 tegid ära vist 9 venda ja need 7 venda olid nagu meie sõprusseltskonnast. Et me oleme tegelikult kõik sportlikud. Aga kes teist on teie toast kõige suurem šlang? Meie toast, Kingu. No, praegult on vaata nüüd, me oleme siit nagu sellest sõpruskonnast, kui me nüüd nakki läksime või sinna jalaväe nakki. Nüüd me oleme põhikutsega koos samas toas. Nüüd ongi nagu eelkutsest oleme meie 4, siis Koka, Raassalu, mina ja Kingu oleme siis ühes toas ja nagu ülejäänud siis, kes meie toas on siis samale korrusele, aga teistesse tubadesse nagu laiali jaotatud, aga
ma ei saa ikkagi öelda Kingu selleks. Okei, Kingo ei saa, tegelikult ütleme ikka ära Tran. 3 peale, et see on Tran Tran nagu. on kindel võitja. Et ta teeb täpselt kõik need ära, mis on vaja teha. Teeb miinimumi täpselt. Või siis isegi ei tee miinimumi kuidagi. Sõltub olukorrast, kui tal on asi nagu, mida peab nagu sõdurina tegema, siis ta teeb selle ära, aga kõik muud nagu koristamine ja niukest asja, siis ikka proovib viilida. SPK ajal ta vist võttis 1 korra mopi kätte. Ainult ja siis ühe. see oli ka hetk, mille ma jäädustasin oma Cameron Ralli. Aga kes teist on üldse kõige usinam koristaja siis? Ei tea, ma nagu ütleks Kuriso. Volk. Ma ei tea, ma näen reaalmees Kurisod ainult mopi käes nagu. No tegelikult jah, Kuris on ka. Ja kuigi samas nüüd tuli põhikutsega ka üks uus vend juurde. Reaalmees Oiluk peaks ta nimi olema. Tema on ikka siuke, et ma näen, et see vend paneb üksi nagu WC-d, kui talle ei meeldi ja... Jah, tal on jah, et meil on mingi huvitav asi seal uues kasarmus, et mingid põhikutse tüübid, ma ei tea, kas ei ole harjutanud piisavalt või midagi, aga ei saa WC puhastamisega hakkama peale vetsus käimist. Ei saa, ütleme nii, et nad ei oska vist seda vett peale lasta. Nad ei leia nuppi üles, ma arvan. Mingi jama on, et jah, pärast põhikutse tulekut on sellega veits probleeme. aga üks põhikutse tüüp teeb tublist ja kui keegi teine ei tee, siis tema teeb ära, sest keegi ei taha seda teha, aga keegi peab tegema. Siis ta teeb selle ära. Aga vahepeal üks küsimus, et kui teil on nagu olnud probleeme sellega, et ei taheta või ei osata WC-s puhtust hoida, kas teil patrulli pole välja pandud? Patrulli pole, aga praegu me oleme arenenud nädalaga. Praegult tundub, et on paremaks läinud. Edu saame näha. Sest et kui me pärast puhkust tulime, siis esimene rivistus kohe minu arust, mis oli õhtul, siis sama reamees Oiluk astus rivist välja ja ütles kogu kompaniile reaalselt nagu kurjalt. Et isegi tema 3-aastane laps vist ise oskab vett peale lasta. Aga te siin mehed ei saa hakkama sellega. Et tegelikult päris kohutav vaatepilt oli seal vetsus vahepeal. Aga tegevad mingi hetk võtsid ka korruse peal, et nagu kui ikkagi enda seast ei saa nagu kuidagi räägitud seda, siis tegevad, räägivad ja ma arvan, et peale seda läks nagu päriselt võib-olla natukene paremaks. Aga jah, eks siis tegevad, kui siis nad panevad jala maha ja teevad midagi selle. Aga järgmiseks küsimuseks oleks see, et kes oleks teist kõige pädevam autojuht? Meist 3. Seltskonna peale ikka. Ma ei tea, Mark. Mark ongi autojuht. Ta ongi autojuht. Ja ma arvan, et ta on väga pädev autojuht. Kõige pädevam autojuht kindlasti. Et jah, see oli täitsa kurb, et tahtis ise ka täiega tulla nakki nagu meiega. Ja aga mingitel põhjustel ta ei saanud sinna. Ja nüüd teeb seda autojuhitööd ja ma arvan, nagu öeldakse, et tee seda, mida sa teed, aga tee seda kõige paremini. Et ükskõik, mida sa teed, peaasi, et teed hästi ja ma arvan, et autojuhindel saab väga hästi hakkama. Aga kes on kõige rohkem seletuskirju kirjutanud? Tran ja Bahovski on päris palju. Tran ja Bahovski vist. Ongi kaotad asja ära, siis sa pead kirjutama nendest seletuskirju. Jah. Aga need 2 on võitjad. Midagi. Jah, neil on ikka kuhjundaid. Et praegult ei ole veel kriitilise piiri juures nad täpselt pendeldavadki, aga ülekriitilise piiri ei ole veel läinud, et mõlemal on kõik hästi. Nüüd on vahe kuni reservini välja mängida see, et nad 3. ei kirjutaks. Mis see kriitiline piir nii-öelda on ja mis siis juhtub? Ma ei tea, 3. saab selle mingi distsiplinaarkarist. Hakkad mingit toimkonda lükkama ja ma ei tea. Ja mingi jutt oli, et ei saa ka noorem seersandiks, kui on distsiplinaarkarist. Jah, et ei saa pagunit. Aga see võib ka just olla sõduri FM, nii et ma ei tea. Võib-olla on hirmutamise. Aga pigem ei tahaks testida seda teooriat. Hoiame nulli veel. Aga kes teist on kõige rohkem ootab väljaluba nädalavahetusel? Eks kõik. Oleneb nädalast. Mõnele mõni nädal raskem, teise on teine nädal raskem. Et ei ole kedagi kindlat, kes juba teisipäeval hakkab rääkima, sest võiks juba ära minna. Kingu tegelikult ajal on. Ma arvan, et Kingu vahepeal juba jõuab ühapäeval siia. Ja kõik hullem ongi, kui me tulime nüüd puhkuselt üle-eelmine pühapäev, siis sõitsime siia, ma olin roolis, ta istus kõrval mul. Ta vist ei rääkinud 30 minti mitte midagi. Ja siis lõpuks tuli ta suust siuke lause, et viitsi minna sinna. Et lihtsalt see rutiini sulamine oli jälle raske sealt puhkuselt tulla. No, ta unistus on lihtsalt see, et ta saaks pikuta ja telkut vaadata. Aga samas, kui ta on meiega koos, siis ta ikka nagu on tubli. Teeb jõusaali ja
me kõik oleme nagu Kõik, selles jah. suhtes tublid . kõik on tublid . aga ta ikkagi ületab ennast ka nagu selles suhtes . muidugi . me ju teame . sõpradega ongi hea see , et alati keegi torgib sind või nagu Hakkab innustab pinda sind ja nagu motiveerib veits kaasa tegema . et kui üksi tulles võib-olla nagu ei ole väga seda venda , ei leia kohe . ei , seda kindlasti . mäletan , mul oli lõpurännakul oli ka jaos üks , kes juba päris rännaku , see oli suht keskel , oli selline , et kuidagi nagu üldse ei tahtnud enam edasi liikuda , et ehkki ta ei olnud nagu mu sõpruskonnast , me nagu , ütleme , ta ei olnud mul siuke väga eriline sõber , aga jah , lihtsalt siis terve jaoga teda motiveerisime edasi liikuma , et teeme ikka ära ja suudad küll ja lõpuks jõudsime kõik hästi lõppu . kindlasti meil motiveerib . oli ka Vassiljevi . jah , me ka ühte meest ikka korralikult tarkisime ja . lõpus , missugune mees tõesti , noh , hoopis teine tüüp me lihtsalt . kohale jõudsime , andis kohe , ma ei tea , meid peatati kinni , tehti kohe ka mingi intervjuu vist sõdurilehte ja kutt läks kohe intervjuud andma ja küsiti , kuidas läks , kas oli raske ja siis tema suust olid ainult , et ei , väga kerge oli . kuigi viimased vist , ma ei tea , mingi 5 kilti oligi nii , et lihtsalt hoidsime teda nagu , toetasime , et ta üldse nagu püsti püsiks . aga jah , algus oli tal eriti raske , aga oligi , et need , näiteks üks rännak tagasi kuskilt metsalaagrist oli niimoodi , et ma olin siis tagumine ja ta oli eelviimane , siis ma lükkasin , mitte ei lükanud , vaata , itsitasin tagant , et come on , teeme ära , et nüüd me oleme juba siin kasarmu ees , et paar sammu veel , siis ta ütles , ei , ma ei suuda . ja siis kasarmu ees , kui me jõudsime sinna kasarmusse sisse ja siis ootasid nagu 2 korrust treppe ja siis ta jäi sinna seisma , ütles mine mööda , ma ei saa . ja siis ma läksin mööda ja siis küll ta järgi tuli , aga nüüd teeb kõik ilusti ära , mulle tundub . aga noh , ta läks tagalasse . et praegult me ei saa enam kätt tal pulsil hoida , aga ma arvan , et jätkab samas vaimus , et ta sai meilt päris hea asja kaasa . ma polnud ühtegi inimest varem näinud , kes nagu nii kiirelt ennast ületaks . et reaalselt ta polnud kunagi sporti teinud . aga nagu me oligi see , et meil oli SBK ajal tegelikult see kogu meie rühm , meil oli jube nagu sihuke hea meeskonnavaim . me olime kõik nagu lõpuks lihtsalt , me teadsime , et me töötame ühe eesmärgi nimel . ja see rännak oligi tõesti jah , see oli väga nagu kõva oli näha , et kõik selle ära tegid . kui pikk see rännak üldse teil oli ? ma ei tea , 32, 4, 5 või siukest ma . ei tea , 35 ma arvan . ma ei ole kindel . seal lähedal midagi . nagu telefon näitas lõpuks kellelegi , et oli 39 kilomeetrit , aga no samas seal keskel olid veel vaata mingid eksamid asjad . ülesandeid ja mingeid asju , et sinna tuli ka sealt juurde , aga midagi sinna 30-35 tuur ilmselt oli see Jah. rännak ise . ja mis kell te sellega alustasite üldse ? äratus oli vist 5:30 , 5 mingi . midagi 5-ga . siis me läksime sinna , tegime neid eksameid ja siis saime rännakule ise alles mingi no rännakule saime mingi 3 alles ja midagi nükest . kõndisime siit 7 kilomeetrit sinna , kus meil need eksamid olid . ja seal oli , me olime seal kohal juba mingi kell 7 vist , 7 midagi jah . 7:15 me siis istusime mingi tund aega . istusime reaalselt tund aega , aga siis seal oligi , kuulasime muusikat ja Sõime sõime müslit, hommikust . külm oli , siis ma mäletan , mingi vennad panid tantsuringi püsti . mingi vend pani mussi keskel , lisaks mingi tantsu . tantsisime seal jah . kust see muusikat lasite lihtsalt mingi kõlarist ? telefonist pandi Telefonist, sisse . Teil ei olnud seda , et rännaku ajaks pidid telefonid ära panema no ? siis me ei olnud enam rännakul , No jah. siis meil oli juba hommikusöök . meil on öeldud nagu otseselt vist muusikat ei tohi kuulata rännaku ajal , ma sain distsiplinaaria , olin kõrvakad kõrvast , siis said seletuskirja . seletuskirja , seletuskirja . siis jagasin ühe sõbraga kõrvakat , siis nägin , et leitnant tuli , siis panin enda oma ära , siis vaatan sõbra poole , et ta läheb jube siukse ülbe kõnnaga , siis on leitnant ette kõrvakas kõrvas , siis leitnant võtab kõrvakast ära , kelle oma on . Remus Raassalu . sekundiga lihtsalt tuli kelle oma on . sain kirjutada seletuskirja . pärast seda tegime normaalselt nii-öelda heaga kiusasime seda Jaa. tranni , et ta pani kohe kitse nagu sekundiga lihtsalt . hetkega jah . ta pilk oli ka , et kui ta ütles , et Raassalu ja siis Raassalu vaatas ta poole , come on , ja siis ta vaatas niimoodi . ja siis ta rääkis meile ise räigelt kaua , et come on , see ei olnud üldse nagu , see ei olnud nii , et mul ei olnud midagi teha mul ei olnud muud valikut ju . oleks olnud ju . kindlasti oleks olnud . oleks võinud ükskõik kelle teise kaela ajada või siis oleks võinud öelda , et mul ongi ainult üks , et teine on kadunud , et ma panen ära . Whatever . ma ei tea . sest et meile tegelikult nagu , mis ülemad ütlesid ka SBK esimesel nädalal juba , et nagu , et ärge üksteise peale kitsa pange . et kui te jääte vahele , siis jääte nagu kamba ülemustele , vaim. aga teil peab olema see kamba vaim , et kui keegi teebki mingit nii-öelda
halba , siis sa ei lähe pane esimese asjana kitsa kohe . kutsud ise korrale lihtsalt . et ütled talle , et kuule ära tee . või siis lihtsalt las teeb , aga noh , peaasi , et vahele ei jää . et ongi need , et siin on niisugune kord põhimõtteliselt , et kõik need probleemid ei pruugi olla isegi midagi juhtunud või kellegagi mingi probleem , ongi vaid , kui ükskõik milline probleem on , siis enda tasandil proovite algul selle lahendada ja siis lähete kuskile kõrgemale või midagi sellist . aga kui te olete praegu tundnud juba mitu kuud olete koos olnud , siis kuidas te tunnete , et kas siuke ühiselt teenimine on sõprussuhet nagu tugevdanud ka ? ma ei tea , eks meil vist , ikka suht sama on me tegelikult . oleme nii ka tundnud ennast , nagu , et ükskõik nagu milline Jah. jama , kui vihane ükskõik kes , kelle peal on siit sõpruskonnas , siis on pärast lihtsalt õhtu lõpuks naerama selle ära ja et väga vihaseks võib küll üksteise peale minna täiesti mõttetu asja pärast . aga ega see ei tee kuidagi nõrgemaks ega ei mõrasta seda . tunni aja pärast on jälle kõik klaar , vahepeal Jah. tuleb paar väikest kibedat sõna , aga tavaliselt kibedad sõnad tulevad hommikuti või õhtuti nagu . näiteks ma ütlen ausalt ära , mina olen see vend , kes tahab , et kui on 22.00 , siis on kõik vait ja ma tahan magada . aga ma ei tea , mõni härra otsustab veel seal , ma ei tea , mida teha . jah , aga selles mõttes ma ei ütle kibedalt , ma lihtsalt ütlen , et palun . aega on magamiseks , Jah. kell on 10 . Jah. tahaks oma 8 tundi täis magada . just nii . 8 tundi oleks eriti magus . aga siin pean uue voodiga harjuma , et me nüüd nädal aega olime uues kasarmus . mina olin ikka enne seda terve aeg ikka saanud suure voodi peal olla . nii-öelda , ma ei tea , palju see laiem oli , ikka , no ikka oli jah no no, . ikka oli 20-30 senti kindlalt oli laiem . kas teil on siis nagu mingisugused erinevad sisustused erinevates majades või ? ja , ja mõnel vennal loomulikult , vähemalt meie toas on kõigil need vanad kitsad voodid , kus tahad kuhugi kõrvaltuppa , siis vaatadki näiteks Reamees Strannil on lai voodi . laiutab seal . väike mees muidu , aga meeter alaruumi on 20 vend on küll . alaruumi on küll , aga jah . ja siis meie liikume varbad kuskilt sealt alt võre alt voodist välja ja siis jääme magama . hommikul tõstab pead , siis puuplangu pastab plaks tegi peale . tore on . aga 3-kordseid narisid teil ei ole ka tubades või ? Pole näinud jälle . ahah , kuskil on üldse niisugused . ma olen On kuulnud küll. küll . minu toas näiteks on Tallinnas . aga siis on mingi redeliga ronid siin üles . see on , need on need uuemad tüüpi vist , need rohelised ikka . Need tumerohelised või ? Need laiad . tumerohelised . Jah. ja siis sa ronid sealt lihtsalt seda mööda see voodi ots on põhimõtteliselt ongi nagu redel . siis sa ronidki mööda seda ülesse . hetkel küll meil ei ole nii palju inimesi toas , et neid peaks kasutama , aga ma mõtlen nagu , et kui on vaja hommikul kiiresti alla saada , siis kuivõrd eluohtlik see on . ei no kui üle jääb , võite vabalt tuua , noh . ja me võtame hea meelega vastu . ma kindlasti , ma olen vahel isegi unes näinud vist seda voodit . trade . et ma reaalselt igatsen seda voodit . aga noh , nüüd ma olen juba harjunud selles mõttes , et eelmine nädal ma ütlen ausalt , et esimene öö ma ei maganud ikka üldse . ma ärkasin iga mingi 30 minuti tagant üles , sest et ma lõin käe kuhugi metallrauda ära või ääre pealt kukkusin voodist välja . aga no nüüd täna oli väga hea uni , ütleme nii . eks see alguses see , et puhkuselt tulles on nii raske sinna , kui sa oled sellest rutiinist juba välja murdnud seal puhkuse jooksul ja siis tagasi tulles ilmselt sellepärast ei saanud ka hästi magada , ma ka näiteks ei maganud üldse . ja ilmselt ei olnud selle voodi pärast isegi , vaid lihtsalt oligi see , et puhkusel oled harjunud magama nii palju , kui tuleb ja siis , kui siin oled jälle rutiinis ja tead , et hommikul kell 6 on vaja ärgata ja siis pead juba kell 10 silma kinni pigistama , no siis lihtsalt ei jää , mõtted jooksevad ikka edasi ja ei jää magama . jah , ja kui puhkusest rääkida , siis nagu viimastel päevadel juba hakkasin natuke igatsema , kui pärjana võtta . et nagu tahtsin tagasi tulla . igatsuse kohta ei tea , aga jah . mina siis oli- vähemalt küll tahtsin tagasi tulla . ma ei tea , ma ei tea . nii nende inimeste igatsust , mul tuli ka nagu , Jah. et need , sa oled harjunud selle kambaga seal olemas nagu . pluss meil on nii nagu heas mõttes toredad ülemad , et nagu nad on samas siuksed konkreetsed karmid , aga suudavad vahel ka nagu viskavad head kildu vahepeal . kildu visata . meil on vedanud , ei taha mingi , me kindlasti ei poe kuidagi ega midagi , aga ma arvan , et päris hästi on läinud nende ülemustega , et kindlasti kartus oli või hirm oli palju suurem nagu selle korra ja kõige kohta , aga siin on hoopis teine asi . no kord on ikka , kord on jah . aga lihtsalt nagu inimesed on normaalsed . nagu vana veebliga ma näiteks viskan nukke juba vahel , kui ma näen teda . ta on nagu , et lahedad tüübid on koos , jah .
aga jah, Tallinnas ütlen ausalt, et mul nagu hakkas tunne tekkima, et ma ei tee seal mitte midagi kasulikku. Siin on ikka see, et sa teed hommikust õhtuni midagi. Nagu kogu aeg on tegevus. Aga no, kodus oli lihtsalt see, et mina vähemalt tegin hommikusöögi, läksin diivanile, vaatasin mingi head filmi. Niimoodi mu päevad läksidki. Ongi teadmine, et sa ei pea mitte midagi tegelikult tegema. Mitte midagi ei pea tegema. Et ei ole päevakava ette kirjutatud. Aga ikka ärkasin iga päev nagu jube varakult üles. Ma panin küll 2 magama, 12 üles. Ma ei saanud kordagi sükest asja. Ükskõik, kus kell magama läksin, märkasin kell 7. Mitte kell 6. Mitte kell 6. Mitte kell 7. Aga just see, et nagu ma võin kell 6 ärgata kas või ka puhkusel. Aga lihtsalt see, et sa ei pea kohe sealt püsti kargama ja voodit ära tegema ja kuskil jooksma minema. See on just see nagu kõige mõnusam osa minu arust. Aga kui üldse küsida ja ütleme järgmistele kutsetele inspiratsiooni anda, siis miks tulla sõpradega teenistusse? Ongi see, et kõik on parem. Jah, kõik on parem. Sul on nii lihtne nagu sisse sulanduda sellesse rutiini ja režiimi üldse. Kohe alguses tunned kedagi nagu. Saad mingi sõbraga kohe koos alustada seda, et see ei pea nagu 0 punktist alustama, sul on vähemalt keegi, keda sa tunned ja tead. Kahekesi on alati, mitmekesi on alati lihtsam alustada. Ja isegi kui see nagu kaitsevägi tundub nagu sinu olemusele täiesti vastand olevat ja sa lähed kellegiga koos seda tegema, siis nagu sa tead, et see sinu sõbral või kellelgi on täpselt samasugune olukord ja on ka raske ilmselt, siis on nagu palju kergem, kui põhimõtteliselt mõlema on raske, et sa tead, et sul üksi ei ole see nagu täielik piin. Jah, et nagu see motiveerib ka, et nagu, et kui rännak on, oletame, et rännak on raske, eriti siin naabeka ajal on paar rasket rännakut. Esbeka ajal ei suht nagu lihtne tegelikult, aga naabeka ajal just ongi need mingid rasked rännakud ja sa näed, et nagu, sa tead, et sul on endal, ma tean, et mul on nagu raske, aga siis ma vaatan, et nagu sõbrad ka kõik teevad. Nendel on ka ju raske. Ja kindlasti ei taha olla see esimene. Ja ei taha olla see esimene. Alla ei käse jääda sõpradele. Kuule, ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei suuda. Siis kui sõpruskonnast ikka mina ja esimesena peaksin kukkuma. Ma arvan, kui sa esimesena kukkuks, siis sa saaksid meilt natuke ka. No kindlasti saaks igat asja, eks ole. Aga lihtsalt ongi see, et mõttes see kinni, et nagu sa ei suuda üldse, aga kõik teised kuidagi suudavad, ega siis sa ei saa küll alla anda. Ja nii ongi, jah. Ja kui sõpradega peaks tulema, siis kindlasti nagu varakult tuleb rääkida, et te tahate nagu kõike koos nagu teha. Et nagu meil on hästi läinud, et me saamegi äkki võib-olla selle oma nii-öelda rühma. See oleks nii ideaalne lihtsalt. No lihtsalt nii lahe oleks asi, et nagu... Jah. Nagu, ei oska, ei saa ära sõnud, aga ei saa ära sõnud, aga vaatame paari kuu pärast, kas see on läbi läinud, et see oleks tõesti väga kihvt. Eks nagu tubli olla, siis äkki on see võimalus ka. Meie jaoks on tegelikult kõik võimalused loodud. Ja. Et me oleme kõik samas toas, meil on nüüd oma põhikutse. Meid on toas 28 siis. Nii palju? Jah, ja me oleme ainsad, meie 3 ja siis Reames Kingu oleme nii-öelda eelkutsest. Ülejäänud on kõik siis põhikutsest. Mis eriala peal te üldse olete praegu? Jalaväe noorem allohvitseri kursus on, jah. Ja siis ongi, et nagu, et mina tahaks näiteks väga aspirantuuri minna, et rühmaülemaks saada. Et meil ongi tegelikult see formaat ka täiesti nagu kokku pandud, et nagu mitte nii, et me kuidagi panime täpselt selle järgi, et saaksime kõik kokku või kuidagi niukest, aga lihtsalt kujuneski välja nagu need igal ühel see nagu huvi, mis ameti peale siis minna. Et ongi rühmaülem ja A-ülemad ja rühmavanem ja siis parameedik ja nagu täpselt nagu sulandus nii hästi see kokku ja et no loodame, et see õnn jääb meil jooksma. Just. See oleks tõesti, no see oleks lihtsalt nii ka. Aga see üks, kes teist läks sinna autojuhi kursusele? Ta ei olnud meie sõprusseltskonnas. Ta oli lihtsalt see vend, kellega me hakkasime väga hästi läbi saama. Väga lahe kuju, jah. Ta on siuke kuju, siukest karakterit pole varem Eestis näinud, mina vähemalt. Ja. Aga ei ole juhtunud siukest asja, et on pidanud teie poole nii-öelda ametlikumalt pöörduma? Ei, kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Me siukest asja kindlasti. Eks nagu algul me olime kõik koos ja me saime nagu sõpradeks suhtes, et nagu siis kui nemad läksid nüüd autojuhiks ja meie läksime nakki, ega see nagu ei muuda küll midagi, et me käitume üksteisega täpselt samamoodi.
see ei muutnud mitte midagi. Võib-olla äkki keegi on naljaga midagi teinud, aga mitte päriselt kindlasti. Võib-olla nagu äkki, kui keegi tuli üksi vaata kaitseväkke ees, kui sul on ees 9 sõprusseltskond, siis on vaata natuke nagu raskem. Võib-olla tal endal, oleneb inimesest loomulikult, meiega nagu tulla rääkima või midagi, aga tegelikult tal nagu, et ei tasu muretseda. Nagu tegelikult need sõprusseltskonnad võib-olla tunduvadki, et nad on juba vaata kõik läbi saanud. Nad räägivad oma ette kuskil toanurgas, aga nagu me võtsime kohe kõik vastu, kes meiega rääkima tulid ja hakkasime kohe mingeid, ma ei tea, kaarte mängima näiteks. Aga tegelikult oli ju suhteliselt niimoodi ka, et kui me sinna SBK, siis esimene nädal, kui me siia jõudsime, läksime sinna tuppe, see oli, meid ootas mingi 6 tüüpi ees äkki või kes olid ka sõprusseltskond teile. Nad kõik teadsid küll 11. Teadsid 11. Nad ei tulnud küll koos ei tulnud. Aga nad said igatahes kõik umbes kokku ja ülipaljud oli nii, et nad mingi värava taga või bussis vaatasid, et vana klassivend või mingi naaber või sugulane või mis iganes siin, mida me kuulnud oleme. Et on nüüd meiega kõik. Teie ei ole ise muidu mõnda enda sugulast siit väeosast leidnud? Ei ole. Tuttavaid kindlasti, aga mingit sugulast kindlasti ei ole. Mäletan, minu SBK rühmas oli üks inimene, kellel oli siuke perekonnanimi, mida ma tean, et on Eestis nagu väga-väga haruldane ja põhimõtteliselt kõik nende nimede omad on mulle sugulased. Ja siis küsisin ka, et kas sa tead, et sa oled sugulane mulle. Ja siis ta ütles, et ei tea. Muide, Tran ja Roosjärv on vist sugulased. Kuidas see võimalik on mingi väga kaugel? Läbi president Alar Karise. On ju? Oli ju? Ma täpselt ei tea, mingi naljakas jutt vist seal oli. Ma ei kuulnud seda juttu, aga ma ei tea, kui väga see tõele vastu. Ei, mina usun küll. Vähemalt come on, Tran ütles. Ma ei tea. Siis peab küll tõsi olema. No võt. Kas Tran on ka teie pundi osa? Jah, see oli ka meil koolivend. Tema, jah. Ta on kindral šlang, aga väga lahe kui aga jah. Ei oska midagi negatiivset ühegi tüübi kohta öelda väga. Kõik on omamoodi ägedad inimesed. Aga siis, kui näiteks keegi talvekuutsest tahaks tulla sõpradega teenistusse, siis kõige olulisem olekski alguses nagu kokku rääkida, et kuhu väeossa minna ja kuidas minna või kuidas see protsess võiks välja näha. Kuperjanovisse on vist lihtne tulla sõprusseltskonnaga selles suhtes, et talvekutsel tehti ainult üks rühm. Et nagu tuledki oma sõprusseltskonnaga, sul pole võimalustki, et siin nagu saaksid laiali minna vist. Pärast SBK-d on ainus võimalus, et lähed autojuhiks või nakki. Aga vist need talvistel ei ole väga niisugust valiku võimalust isegi, et enamused vist lähevad autojuhiks. Ja talvis kutsati nii vähe, siis ongi ainult parad ja autojuhid ja mingid sidemehed, et see vist eraldi neid nakivendi ega ei loodagi. Vähemalt see on see, mida me kuulnud oleme oma talvisel kutselt. Et see ei pruugigi tõele vastata. Aga jah. Aga siis ma loodan, et tulevikus on näha veel selliseid lahedaid ja motiveeritud sõpruskondi igal pool üle Kaitseväe. Oleks tore küll, jah. Kindlasti ma arvan. Ma arvan, et see annab hästi palju juurde ka ülematele, et selles mõttes lihtsam on teha nagu tööd oma rühmaga, kui seal on inimesed, kes on juba varem kokku töötanud. Mis nagu eelised see võiks näiteks anda? Mõistavad üksteist paremini, nagu keegi juba midagi, sa juba oskad mõelda, kuidas tema võiks mõelda või mida tema olukorrast arvab. Vaatad otsa ja siis noogutate, saate mõlemad sellest olukorrast saategi samamoodi järve, siis teetegi selle asja järel. Jah, näiteks kui meil oli juba näiteks Naabekal oli nüüd see mingid eksamid, mingi rünnaku eksamid. Me olime kõik oma sõprusseltskonnaga ühes meeskonnas. Ja oligi, kui keegi eksami ajal juba nagu hakkas natukene seal mähkima, siis me ikkagi aitasime nagu kohe välja. Mitte üle ei võtnud, aga saime öelda talle, et tavai pane nii. Jah. Nagu tuligi reaalselt oligi, kui oli eksami ajal, siis seal ikkagi saame ju aidata seal nagu 11. Tunnetad kohe ära, nagu kui mingid sekundid juba mõtleb liiga kaua, siis saad kohe sisse hüpata ja aidata ära. Ehk siis kedagi ei jäta hätta. Ei. Kindlasti mitte. Aga suur aitäh teile saatesse tulemast. Ja selline oligi tänane Sõdurilehe podcast. Ma olen siis saatejuht Reamees Grünberg ja tänan tänaseid saatekülalisi ja kõiki, kes kuulasid, kõiki, kes vaatasid. Kui soovite podcastis kuulata veel mõnda kindlat isikut või jutuajamist mõnel kindlal teemal, siis andke kindlasti selles kommentaarides teata. Ja jälgige meid ka Facebookis ja YouTube'ist nimedi alt Sõdurileht ja Instagramis oleme @kaitsevägi.edf.
aitäh teile ja järgmise episoodini!